Esimene osa siis kordamine enne vektorite võtmist. Mul siin pildi peal on koordinaattelestik. Siin on kaks telje, X-telg ja Y-telg. X-telg, teine nimetus OX või abtsõs. Selline nimetus ja see nimetus on tihti kasutusel. Ja siis vertikaalne telg on Y-telg, mõnikord nimetus OY või siis ordinaat. Sellised siis telje nimetused. Ja kui ma tahan punkti panna koordinaattelestiku peale, siis näiteks võtan 3 ja 5, selline punkt A, siis esimene koordinaat on X-koordinaat, teine on Y-koordinaat ja mõnikord nimetatakse punkti abtsõs on 3 ja punkti ordinaat on 5. Ehk kui õpikus te seda näete, siis see on lihtsalt X ja Y-koordinaat. Ma valin X-teljel 3, Y-teljel 5 ja siis selline punkt ongi punkt A. Ma loodan, et see on selge. Me liigume edasi. Siin on meil üks ülesanne, koordinaattelestik on antud ja on vaja joonistada samasse telestiku kahe funktsiooni graafikud. Mõlemad funktsioonid on lineaarfunktsioonid. Eelmisel aastal me vist võtsime need. Kui nendega on probleemid, siis ma võin lisada veel üks plokk Moodle'is, et korrata lineaarfunktsioonid. Kuidas me joonistame lineaarfunktsiooni graafiku? Näiteks esimene Y võrdub 2x. See on lineaarfunktsioon ja selle funktsiooni graafik on sirgejoon. Et joonistada sirget joont on vaja 2 punkti. Vormistamine võiks olla selline, ma siin kirjutan kõigepealt, et me joonistame sellist graafikut, et me koostame väike tabel. Natukene siin. Ja X on sõltumatu muutuja. Seda me võtame peast. Y on sõltuv muutuja. Tema sõltub X-ist. Et Y me peast ei võta, Y me alati arvutame läbi X-i. Iga X-i jaoks on olemas tema Y. Nad moodustavad paari ja see paar ongi punkt. Ja see sirge joon, mis me teiega joonistame, see tegelikult koosneb punktidest. Need on lõpmatuseni palju, aga meil on vaja ainult 2, siis me ühendame need ja saame sirge joon. No näiteks X on 1 ja teine X ongi 2. Aga teie valik võiks olla ka teine, et näiteks 0, -3, 5, ükskõik. Kui ma hakkan arvutama Y, siis esimene Y on 2 korda 1 ehk 2 ja teine Y on 2 korda 2, 4. Tekkisid 2 punkti. Üks punkt koordinaatidega 1, 2, teine punkt koordinaatidega 2, 4. Need ma panen telestiku peale. 1. See on esimene punkt. Ja 2, 4 on teine punkt. Esimene joon siis on selline. Ma kirjutan siin peale, Y võrdub. Samamoodi me joonistame teine joon. Y võrdub -2x pluss 6. See on ka lineaarfunktsioon ja meil on jällegi vaja 2 punkti, et joonistada seda joont. Punktid võiksid olla näiteks 2 ja 1. Ma võtan samasugused. Samas ei pea olema nii, et samasugused. Kui ma hakkan Y-t arvutama, siis -2 korda 2 on -4, pluss 6 on 2.
Ja kui 1 panen -2 korda 1 pluss 6 on 4. Kaks, 1, 4. Selline. Joo. Nüüd teine punkt, leidke jooniselt nende graafikute lõikepunkt. No see lõikepunkt on siin, ma tähistan, et see on punkt A ja A koordinaadid, nagu mina näen. See on siis 1,5 ja 3. Kolmas punkt, siin on vaja kontrollida, lahendades võrrandisüsteemi, kas õigesti leidud või mitte. Et kas joonis on nii täpne, et see A koordinaadid on tõesti 2, 1,5 ja 3 või ei ole. Kuidas seda tehakse? Tühi leht võtan. Süsteem on siis selline, et ma võtan 1 funktsioon ja all ma kirjutan teine funktsioon. Nüüd, kui ma tahan seda leida, lahendada, ma võin teha liitmisvõtte, aga natukene lihtsustan endale töö, ma kohe need lahutan. Aga see on liitmisvõtte printsiip. Et kui ma lahutan, siis vasakul pool mul tuleb y miinus y, aga paremal pool 2x miinus 2x miinus see teine. Y miinus y on 0, 2x pluss 2x miinus 6, ehk siin on 4x miinus 6 võrdub 0. Ma vahetasin pooled, kuna see on võrdusmärk, siis vasakpool võrdnem parem poolega ja saab lihtsalt pooled vahetada. See on lineaarvõrrand, ma loodan, et te mäletate, mis see on. Siis 4x võrdub 6, on vaja jagada 4-ga, siis tõesti x on 1,5. Ja y arvutatakse niimoodi, et võetakse ükskõik milline võrrand neist. No näiteks esimene on natukene lihtsam ja x asemel me paneme 1,5. Tuleb 3, siis tõesti 1,5 ja 3, see on lõikepunkt. Et kui isegi joonist ei ole, saab lahendada sellist süsteemi, et lõikepunkt leida. See on selline meetod. Kas te jõudsite kirjutada? No ma loodan, et jah. Me lähme natukene tagasi. Vaatame, millised veel küsimused siin. Märgistage kolmnurk, mille üheks tipuks on leitud sirgete lõikepunkt, 2 ülejäänud tipu aga asetsevad kohtadel, kus need sirged lõikavad x selgelt. See punkt. See punkt. Siis on selline kolmnurk. Ja on vaja leida selle kolmnurga pindalad. No, kes mäletab, kuidas kolmnurga pindalad leitakse? Siin on päris palju, mida vaja korrata, jah? Kolmnurga pindala. Kui on olemas mingisugune selline kolmnurk ja on olemas selle kolmnurga kõrgus, mis on tõmmatud alusele A, siis kolmnurga pindala, see on A korda H jagatud 2-ga. Vaatame kolmnurga. Tegelikult siin võib võtta see külg, see on alus korda kõrgus.
Oi, aga ma valisin teile kolmnurk. Keegi ei märganud, et ma X-telk on ju üleval. Vabandust. Kollane ei ole. Need kollased punktid peavad olema ju siin. Ma valesti vaatasin seda. X-telje. Siin on ju. Siis on vaja teada seda külje pikkus ja seda külje, seda kõrguse pikkus. Mitu ühikut on kõrgus H antud juhul? Siin on näha joonisel väga hästi, et see on 3, aga A, mul natukene see sinine vildu, tegelikult see läbib siin 3. Ehk A on ka 3. See on siis 5 punkt. Selle kolmnurga pindala on 3 korda 3 jagatud 2 ehk 4,5 ruut ühiku. No, sellised ülesanded. Eksamil ka võivad olla. Kui siin küsimusi pole, me liigume siis edasi. Natukene vaatame, mis edasi seal. Kui te ei jõua kirjutada, siis öelge mulle, võib olema liiga kiiresti. Järgmine ülesanne, siin on vaja jälle joonistada 2 graafikut, aga üks neist ei ole enam lineaar. See on ruutfunktsioon ja ruutfunktsiooni graafik on parabool. Ma arvan, et me saame juba hakkama selle graafikuga, see on lineaarfunktsiooni graafik, see on sirgejoon. Kõigepealt joonistame siis parabool. Parabool joonistatakse niimoodi, et kõigepealt me lahendame ruutvõrrand. Funktsioon on meil selline ja ruutvõrrand on siis selline. See on mittetäielik ruutvõrrand. Seda muidugi saab lahendada ka põhivalimiga, aga seda saab lahendada ka teistmoodi. See -4 me viime teisele poole plussiga ja kuna x ruudus on vasakul, siis me võtame ruutjuur. Siis x1 on 2. Sest et 2 ruudus annab 4. Ja ka teine arv annab 4, kui võtta seda ruudust. See on arv -2. Need on 2 lahendit, 2 ja -2 ja need on selle parabooli 0 kohad. Parabooli 0 kohad. Ma märgistan siin. Ja parabooli haripunkt on veel vajalik, et joonistada lõpuni graafiku. Parabooli haripunkt. Ja. Kus tohib. Siin on juhendis on kirjas, et üks ühik on ju 2 ruutu. No, kui vihikus joonistada, siis jah. Aga mul on see koordinaatelistik juba siin selline, et on 1. Ma lihtsalt võtsin seda Desmoses programmis ja siis põhimõtteliselt see on ju sama. Et kui te joonistate lihtsalt vihikus, siis võib-olla üks ühik, üks ruud on liiga väike joonis tuleb teil. Kujuta ette, et iga minu see ruud on siis 2 väiket. Ja. Mul on vaata siin 0-st 5 on 5 ruutu ehk üks ruud on üks ühik antud juhul. Aga vihikus te võite joonistada, et 2 ruutu on üks ühik, siis on suurem, ilusam joonis. Kuidas me leiame haripunkti? Haripunkti jaoks on olemas spetsiaalne valem.
me leiame selle valimiga x-koordinaat ja y-koordinaat me alati leiame läbi x-i, et me paneme lihtsalt, me kasutame seda funktsiooni nagu valemi y leidmiseks. Ehk me paneme x-i asemel see, mis me leiame ja siis arvutame selle x-i jaoks tema y-i. Teine variant, et kui me nullkohad juba teame, siis xh asub täpselt nende keskel. Ehk xh võrdub 0. Kui me tahame kasutada ikka valemi, siis b ongi 0 ja a on 1 ja siis ikka tuleb 0. Ja yh, kuidas me leiame? Võtame valem ja paneme x-i asemel seda 0, arvutame, saame -4. Paneme seda punkti 0 - 4 koordinaatelistiku peale, siis see on meie parabooli haripunkt. Ma joonistan. Parabooli. Y võrdub x loodus -4. No teine on lineaar. Teeme täpselt nii, nagu me eelmises ülesandes tegime. Koostame tabeli. -1, paneme siis näiteks, panen 0 ja ma panen ka 1. Kui x on 0, siis y on -2. Kas arvutamisega ma loodan, et siin probleemi ei ole või ma pean seda kirjalikult panema? Kui ma pean, siis andke teada, kirjutage või öelge. Ma võin ka kirjalikult seda teha. -1 - -2 on kokku -3. 0 - 2 on esimene punkt. -1 - 3 on teine punkt. Selline joon tuli. Nüüd on vaja graafiku peal leida lõikepunktid. Mul graafik päris selline viltu, ma arvan, et see ei ole korrektne. Kui ma need punktid kirjutan, lõikepunktid on siis 2 tükki, siin 1 ja siin 1. Kui ma hakkan need praegu joonise järgi kirjutama need koordinaadid, siis ma ei usu, et need on õiged. Kuna mul ei olnud siin joonlauda, kui teil on, siis muidugi natukene parem see olukord. Proovime kohe nagu 3. punktis leida kirjalikult arvutada lõikepunktid koordinaadid. Alguses see tehakse samamoodi nagu eelmises. Ehk me koostame süsteemi. Ma panen teine leht. -2. Üks on siin y -4, teine on y -x -2. Kuna üks neist funktsioonidest ei ole lineaar, me ei saa, tegelikult saab siin kasutada ka liitmisvõtte. Aga ma võin seletada ka asendusvõtte, kui tahate. See on põhimõtteliselt sama, mis siin tuleb. Siin vist isegi ei ole vaja seda asendust kasutada. Teeme samamoodi, lahutame need. Vasakul sama 0 tekib paremal esimene funktsioon miinus teine. Avame sulud, ma vahetan kohe pooled.
Nüüd ma paremal pool kirjutasin 0 ja mul on niimoodi mugavam. Ma ei tea, kuidas teil on, aga mul on niimoodi parem. Selline siis ruutvõrrand tuli. Ja ruutvõrrandi valem ma kirjutan siin, kuidas seda arvutada. Eelmine see ruutvõrrand, mis me 0 kohtade jaoks lahendasime, me kasutasime teine meetod. Nüüd on vaja, kuna see on täielik ruutvõrrand, siis ei saa mingit muud meetodit siin kasutada kahjuks. Kasutame seda valimi. Kõigepealt meil on vaja teada A, B ja C. 1, 1, miinus 2. Ja siis arvutame X, 1, 2. Kes tahab seda diskriminanti, see on see, mis on siin ruutjuure all, asub arvutada eraldi, siis saab eraldi ja pärast panna sisse. Niimoodi on isegi natukene mugavam, aga mina praegu teen niimoodi, et kõik koos. Kõik andmed sisestatud. Miinus 1 pluss miinus ruutjuur 1. Siin tuleb pluss, kuna on 2 miinust siin. Plussi. Ruutjuur 9 on 3. Siin nüüd võtan eraldi. X1 ma võtan plussiga näiteks. Siin tegelikult vahet ei ole. See on 1 ja X2 ma võtan miinusega. Ehk X-id on 1 ja miinus 2. Mis me praegu teiega leidsime? Need X1 ja X2 on kahe lõikepunkti X koordinaadid. On vaja veel leida iga X jaoks oma Y ja selleks me kasutame kas esimene funktsioon või teine. Mina kasutan praegu teine, kuna siin ei ole ruudu, võib-olla siis on natukene lihtsam, aga saab läbi esimese ka. Y1 on miinus 1, miinus 2. Kokku miinus 3 ja Y2 miinus 2 on null. Siis üks paar on 1 miinus 3, teine paar miinus 2 ja 0. Lõikepunktid. Ma vaatan joonid, kas enam-vähem selline, 1 miinus 3, miinus 2, 0. 1 miinus 3 enam-vähem ja siin ei ole üldse. Miinus 2, 0 üldse mulle. Kas teie joonis on teistsugune? Minul klapib. Miinus 2, 0 klapib, jah? Jah. Mul on liiga kõrge, mul on väga viltu joonis. Mul on vaja siis see sinine joon tegelikult peab olema natukene no olgu. Ma vaatan, mis meil seal on. 2 punkti vaheline kaabus.
Ma siit natukene võtan, ma ei võta kõik need ülesanded. Kõigepealt kirjutan valemi, et kui vaja 2 punkti vaheline kaugus leida. On antud lõik AB, A koordinaadid on antud ja B koordinaadid on antud. Ja selle lõigu pikkus saab leida nii, et AB pikkus tähistatakse niimoodi, see on nagu absoluutväärtus. Ja siis on ruutjuur x2 miinus x1 ruudus pluss y2 miinus y1 ruudus. See ongi lõigu AB pikkus. Kirjutage endale, kui teil pole seda valemi. Lõigu lõpp miinus lõigu algus tegelikult vahet ei ole, kuna lõigu pikkus AB lõigu pikkus on sama nagu BA. Aga me jälgime, et kui me x2 miinus x1 teeme, siis me samamoodi y2 miinus y1, mitte vastupidi. Ja? Me ei tee niimoodi, et x2 miinus x1, aga y-ga y1 miinus y2. Vot see ei ole hea. Kasutame seda. Mina võtan praegu ainult see näides ja arvutan selle lõigu pikkus. Lõpp on B, no teeme B-ga, -5, -9, -9, ja? Kuna AX koordinaat on ka miinusega. Ruudus pluss nüüd Y-id 3 miinus 6 ruudus. -5 miinus -9, see ongi -5 pluss 9 on 4 ruudus. 3 miinus 6 on -3 ja ruudus on siis 3 ruudus. Arvutan nüüd ruudud 16 pluss 9. See on ruutjuur 25, mis on 5 ühiku. Tundub, et õige. Niimoodi arvutatakse siis lõigu pikkus ja vektori pikkus ka. Seda me täna ka vaatame teises osas. Ja veel ma tahtsin siin võtta üks valem. Lõigu keskpunkt. Kui on vaja lõigu keskpunkt leida, keskpunkt on siis punkt, mis asub keskel, olgu see on punkt K ja tema koordinaadid on X, K, Y, K. X, K leitakse niimoodi, et võetakse BX koordinaat miinus või pluss X1 jagatud 2 ja Y koordinaat on samamoodi Y2 pluss Y1, siin vahet ei ole, mis järjekorras, jagatakse 2. Vaatame üks näidis. Vaadake. Mõtled seda. Võtame ainult üks paar, näiteks 3. Leiame lõigu KL keskpunkti koordinaadid. Siin ei ole mugav natukene, et see K on juba nagu kasutusel. Et olgu siis KL keskpunkt punkt B. Koordinaatidega XB, YB.
leiame B koordinaadid. XB võrdub. Liidame kokku X koordinaadid. Jagame kahega. Me võtame nagu nende aritmeetiline keskmine. On 4 ja YB on siis -4 - 6 -5. B koordinaadid on 4 - 5.